Antsla vallavolikogu andis esmaspäeval rohelise tule 2 30-kohalise erihooldemaja ehitamiseks Antslasse, kus nende rajamise vastu on viimastel kuudel aktiivselt võideldud. 7 poolt ja 6 vastuhäälega otsustas volikogu anda aktsiaseltsile Lõuna-Eesti hooldekeskus 50 aastaks hoonestusõiguse Antsla servas asuvatele Posti 10 ja Posti 12 katastriüksustele, kuhu ettevõte soovib ehitada 2 30-kohalist erihooldemaja. Volikogu täpsustas käesoleval volikogul täna hoonestusõiguse seadmise tingimusi, milleks on siis 300 eurot aastas ja hoonestusõigus seati 50 aastaks. Eelmisel aastal, kui see otsus esimene kord arutlusel oli, olid need täpsustused veel arutlusel, kuna arendaja soovis 0 euroga, aga Antsla vallavolikogu vastu võetud otsus 0 euroga hoonestusõigust seada ei võimalda. Hooldekodude rajamise teemal on Antslas viimastel kuudel peetud tuliseid vaidlusi, sest paljude jaoks on nii suure erihooldust vajavate inimeste toomine Antslasse vastuvõetamatu. Me võitleme selle nimel, et Antsla rahvast võetakse ka kuulda. Et see otsus tehti väga kiirustades, 12. juuli otsus 2016, et vallarahvas ei teadnud sellest mitte midagi. Ja nüüd on tulnud välja, et vallarahvas ei olnud teadlik selles ja nad ei taha, et see maja siia tuleb. Võib-olla oleks nagu natukene leebem variant ja rahvas oleks nõustunud, kui oleks siia tulnud 30 kohta. Et meie seisukoht on see, et kui tahetakse ühte suurt asutust väiksemaks teha, siis siia tuleb ikkagi suur asutus, et nende inimeste olukord ei parane. Sel põhjusel olid 5 volikogu liiget esitanud päevakorda eelnõu, millega sooviti erihooldemajade rajamise protsess tühistada ning alustada puhtalt lehelt uut menetlust 1 30-kohalise erihooldemaja rajamiseks Antslasse. Kuid volikogu enamuse toetust see ettepanek ei pälvinud. Arutelud olid suured, sest et nõrgemate abistamine alati on tekitanud ju probleeme, see on seotud suurte rahadega, see on tekitanud alati võimalusi seda teenust alati paremini pakkuda ja nii ka Antslas inimesed väga sügavuti arutlesid selle üle, kuidas erivajadustega inimestele parimat teenust pakkuda. Ma loodan, et Antsla arutelud on selle viinud sellisele tasemele, mille on heaks kiitnud ka Sotsiaalministeerium, Võrumaa Arenguagentuur, Töötukassa ja Võru maavalitsus, et Antsla vallavalitsus on nendest läbirääkimiste teinud endast parima, mis võimalik on teha. Nüüd algab ehitus. Arendaja on planeerinud selle ehitusega alustada käesoleval aastal, et 2018. aasta detsembrikuuks on Antsla kodu valmis.